okei, neid on 9, aga põhimõtteliselt tegelikult on mängisid selle mängu 6 ära, seal Perse sai 15 minutit, Atanassovs 8,5 minutit, Sakis 9 minutit. Ehk siis, kui täna Viimsi suudab siin panna sellise korraliku surve peale, et seal siin läks natuke lappama see rünnak ja Urkis seal päris lähedal oli see asi juba jooksul, aga lõpuks siis pall läks kaduma, Rikberg 3 meetri pealt ja sahistab ja Viimsil on esimesed punktid käes. Vaadake ka Kuusma, vaadake kuidas Kuusma siin ka Pirkatsele paneb korraliku surve peale ja see ongi täna Viimsi üks põhieesmärkidest. Nii et vaatame siis kaua Ventspils siin vastu peab, kas peavad 40 minutit või natuke vähem. Pirkants. Ma ei mõtle seda, et Viimsi võidab enne, ma ei mõtle seda, et Viimsi juba 3. verandal 20-ga peal on, aga ma mõtlen just see, et kas jaksab otsa siin kollastel särkidel või mitte. Rikberg, Urvik seal näitab katet korraks, annab söödu tagasi, 10 sekundit jääb, Beiker, Kuusma tuleb üles. Beiker paremas nurgas, Sünd on viskemees, Ausseisi vastu, keerutab sealt keskpositsiooni viske ja Viimsi nüüd 2 rünnakut järjest, paneb siit viskekotti ja punktiga peal, hetkel 4-3. Kui meil minut 15 on mängitud seda avaverand aega, Pirkats rünnakut üles võtmas siis külalismeeskonna poolt. Näitab juba Urkisele, et mine teisele äärele, Toomas tuleb sealt üles, paneb katte, Kuusma tuleb katte alt. Ausseis, seal Sünd hoiab kätt, 5 sekundit jääb, Ausseisi ei pääsi ikkagi siit viskele, Toomas. Selles suhtes, et selliste visetega Viimsi elab, et päris keeruline oli ikkagi seal 2 sekundit järel ja mees oli ilusti ees, enam paremini see kaitses ikkagi ei saa, järgmine hetk sa lihtsalt teed vea ja vajud talle sinna otsa. Rikberg. Beiker, Kuusmaaga uuesti mängivad sealt kattest. Sünd paneb ka nüüd katte, Beiker küsib korvi alla, hakkab sealt tegema. 4 sekundit jääb, nüüd on vaja visata ja Beiker laseb ka selle linnu teele. Ja siin Urvik ründelauas. Nii et uus 14 tuleb siit praegu kellale ka. Sünd näitab Kuusmaale, et mine teisele äärele. Urvik lõikab korvi alla. Küsib Ausseisi vastu. Ja siin tegelikult Ventspils paneb ka ikkagi päris korraliku kaitset, ei ole mitte midagi öelda. Viimsi üritab küll nüüd küsida sinna korvi alla, aga väga ei saa sinna anda. Ausseis, Toomas küsib, Sünd paneb seal, tahab tegelikult kohe alguses, ta tahtis seda viga teha, aga seal esimesel hetkel seda ei vilistatud seal. Nii et ma arvan, et ma kordan seda päris mitu korda, et Ventspils mängib 2 päeva järjest. Eelmine kord, kui Ventspils käis detsembris Tallinnas ja mängis 2 päeva järjest, siis tuli 2-2. Ja Rikberg siin üritab seda palli siin omadele päästa, aga eelmine kord, kui Ventspils käis Keila tervisekeskuses, siis nad sõitsid Kalevi spordihalli, tegid puhta töö, täna nad tulid Fooruse spordikeskusesse. Mõte jääb samaks. Toomas. Pirkats jookseb sealt üles. Hästi Kuusma on seal külje peal, aga ikkagi Pirkats sai väikse edu, aga lõpuks ei pane sealt ära. Ja 5-4 olukord. Pane nüüd Rikberg, saab jalad maas rahulikult mõelda, aga see jääb lühikeseks ja läheb mööda, nii et ei tule seda esimest tabavat kaugviset praegu siit Viimsi poolelt. Rikberg läheb seal 2 peale, Toomas on täitsa hädas. Ja vaata, ameeriklastel on selline komme, et kui selline pooleks palli olukord on ja isegi kui seal kohtunik vilistab, siis ta seda palli nagu lahti ei lase. See on nagu ema piimaga vist kaasa tulnud, no vaadake. Seal on nagu nii, et põhimõtteliselt peab 2 palli tooma, nagu kui sul on kaksikud kodus, siis ostad ikka 2 samasugust mänguasja, seal nendel on nagu samamoodi. Ja Kuusma näitab 2 kõrval. Nii, Vere tuleb üles sealt, Beiker paneb Kuusmale katte, super lõige sinna korvi alla ja Beiker paneb hea katte ka ja veel parem sööta. No väga nauditav on seda Viimsi ja tegelikult ma just mõtlengi, et see, kui Viimsi sobib kõige ideaalsemalt üldse Ventspilsile vastu, kui Ventspilsil on nagu teine päev, sest Viimsi mehed jaksavad joosta, mitte et nagu mõni teine meeskond ei jaksaks joosta, aga Viimsi selline trump peaks olema just selline tahe ja selline hea energia. No muud moodi need võidud ei taha väga tulla, aga hetkel, kui turniiritabelile otsa vaadates, siis Viimsil on 4 võitu, 16 kaotust ja Ventspilsil 15 võitu, 5 kaotust ja pigem Ventspils on ikkagi selge üllataja sellel hooajal. TalTech ka mingi hetk oli
5. positsioonil, kui ma ei eksi. Hetkel on Petse Kalev Cramo siis 5, Valmiera 6, TalTech 7, Ogre 8. Aga no muidugi seal Petse Kalev Cramol, Valmieral ja TalTechil kõigil on 14 võitu ja seal Toomas käis 3. korrusel praegu ära. Oleks saanud sealt laua pealt tolmuga ära pühkida. Pere võtab 1-1 ette ja ei suuda siit ikkagi sisse visata, aga see ei ole üldse tähtis, sest vile kõlab ja Pere ka näitab siin kohtunikele, et vastu pead oli lööke. Aga no ütleme nii, et tegelikult võib öelda, et Perel oli väga hea minek. Mul on tunne, et kui Pere oleks seal vasaku jalaga saanud hüpata, ma usun, et ta oleks selle palju ülevalt alla vajutanud. Aga lõpuks hüppas parema jala pealt ja Pere esimene vaba vise läheb mööda. Pere sellel hooajal 7,9 punkti 23 minutiga. Teine läheb ja Viik majas 7-7. Pirkants. Ja Kokko tuleb ka vahetusmängija pingile. Toomasega mängivad sealt kokku. Sööt Ausseisile. Lähevad seal kahekesi peale. Pirkants. Nüüd jääb 8 sekundit. Sööt korvi alla. Söödavad seal kollased särgid. See väga selgelt lühikeseks praegu. Ja siin Viimsi poolelt Rannaste on ka juba väljakul üle minuti mänginud. Kristo Rannaste siis. Rannastel vanust 18. Aga ma pean ütlema, et esimest 4 minutit vaadates siis, kui Viimsi suudab sellist head tempot peale suruda, ma arvan, et nad võivad siit selle võidu ära võtta. No tegelikult ma ju rääkisin ka, et Keilal oli võimalus Ventspilsi võita 3,5 minutit enne lõppu. Juhiti 80-75 ja lõpuks Ventspils tegi 9-0 spurdi ja Keila ei saanud 3,5 minutil mitte ühtegi punkti ja Ventspilsi poolelt tuleb 38-aastane Ronald Saakis. Eile siis Saakis mängis 9 minutit. Ja kes mäletab, siis Saakis mängis 2 hooaega järjest Viimsis 2021-2022 14,9 punkti keskmiselt mängus. Ja siis läks Gröningeni ja seal Belgia liigasse ja siis mees lõpetas hooaja Viimsis. Aga no ütleme nii, et Saakis pea terve elu ikkagi, no pea 10 hooaega on siis Ventspilsis mänginud. Pirkants, Ausseis mängivad Saakisega sealt kokku ja siit tuleb ründaja viga, näitab kohtunik Markus Sadõhhov. No ma ütlesin, et siin esimese 4 minutiga on näha, et ega Ventspilsi tuleb väga raske päev. Väga raske päev. Kujuta ette, Artur Sausseis, 35-aastane, eile mängis 32 minutit. No mõni mees oleks tilgutit all, kui ta 35-aastaselt mängib 32 minutit. Aga ei, see mees tuleb, põrutab siin täna ka veel 30 minutit, ma usun. 3-45 pealt ja see oli esimene tabav kaugvise ja Baker saab oma esimesed 3 punkti siit statistikasse. Mirkans aerutab selle palliga päris ilusti, keeras sinna otsajoone poole. Toomas käes kätte sealt. Saakis korvi poole hetkel ei vaata. Väga lohakas sööt, aga Toomas saab selle palli siit kätte, teeb seal tugeva põrgatuse ja Toomas on ikkagi, no tegemist on, ma juba 2. või 3. korda kiidan teda, aga tõesti tegemist on ikkagi väga hea mehega. Esiteks see, kuidas ta hüppab ja see, ta on selline kannatlik ka ja nüüd Kuusma saadab välisukse poole selle palli, aga ei ole hullu. Aga esimene time out, kui 4:48 jääb veel avaveerandaja lõpuni, käime siis reklaamipausi, me oleme kohe tagasi. Viimsi korvpalliklubi toetab Excellent äritarkvara.
Me oleme tagasi. Ja hetkel siis 10-9 kodumeeskond Viimsi on siin punktiga juhtimas. Ja päris nauditav on seda mängu vaadata ausalt öeldes. Ja hetkel siis Ventspilsi poolelt Toomas 6 punkti. Toomas eile ladus ka koti täis Keilale. 21 punkti ilma Toomaseta ma ei kujutagi hetkel seda meeskonda väga ette. Ütleb nii, et praegu, kui ma siin turniiritabelil otsa vaatan ja Ventspilsil on 15 võitu, siis võib küll siin natuke Toomase otsa vaadata. 13,2 punkti, 6,7 lauapalli, 25 minutit keskmiselt. Ma arvan, et kui Toomas seal meeskonnas ei oleks, siis nad oleks seal 7.-8. kohal. Aga see on selline kohvipaksu pealt lihtsalt suvaline ütlemine. Pirkants. Ja seal Pere saab selle palli kätte. Jalad maas saab proovida ja siit teine otsa vasakult poolt. Ja ei keegi muu kui Kristo Rannaste siis. Lõbus korvpall on praegu Viimsil ja ma arvan, need mehed küll naudivad seda. Pirkants pumpab ja pumpab selle palliga ja lõpuks söödab sinna Tsakisele jalgadesse ja siin on kollastel särkidel õnne ka, et nad saavad sealt otsa audi. Viimsi ei ole teinud veel mitte ühtegi pallikaotust, Ventspilsil kirjas 3. Ja karikas ka ju meil järgmisel nädalal algamas. Toomas. No siin ma olen Toomas nii palju kiitnud, et ma enam rohkem teda ei kiida, muidu viskab veel 40 punkti. Rikberg. Beiker. Mägi lõikab teisele äärele, Rikberg saab palli. Ja seal on 38-aastane Tsakis. Rikberg sealt viskele praegu ei saa. Nüüd jalad maas ja see läheb mööda ja siit võtab Kokk üle Pirkantsi pea selle lauapalli. Ja Viimsile siis oli 4. lauapall hetkel. Beiker Rannaste küsib seal Cashi vastu. Kokk tee nüüd julgelt. Ja Kokk läheb vasaku käe peale, nii nagu korvpalliõpik välja näeb ja Rannaste teeb sealt vea ja see on 4. No võis lubada veel. Ja Viimsi pooled siis 19-aastane Gert Suvi tuleb platsile, kellel pikkust 2.11. Okei, siin on kirjas 12, nii et ma eksisin ikkagi. Ja Suvi ju viskas TalTechi vastu 13 punkti, okei, mis sest, et 30-ga kaotati, aga sellegi poolest noore mängija poolt korralik esitus. Suvil jäi kirjaga seal veel 22 minutiga 7 lauapalli, efektiivsus näite 21. Toomas, oi, see tuli lae alt praegu see 3. ja tundub, et see Toomas vist on ainuke mängumees, kes tahab seal seda võitu siit kirja saada. Mägi. Aga küll see mees, loodetavasti see mees hakkab ka mingi hetk väsima. Rikberg. Sarap lõikab sinna korvi alla. Beiker. Seal on lühem Pirkants. Ja ei anta siit viga. Ja seal Rikberg ikkagi astub otsa joone peale. Ja Rikberg, ma mõtlesin ka, et kas Rikberg oli nagu, et astusin otsa joone peale. Ei, tegelikult Rikberg arvas ise ka, et seal oli viga hoopis, mitte otsa out. Mulle tundus, et see kontakt oli seal päris tugev, aga Rikberg ka ikkagi lõpus vaatas ja nüüd tulevad vabavisked, kuna Viimsile on vead täis. Rikberg läks vabaviskejoonele ja tahtis juba vabaviskeid hakata viskama ja siis vaatas, et oi, hoopis Ventspilsi otsa out. Saakis esimene läheb sisse, Saakis sellel hooajal 6,8 punkti ja vabaviske protsent 56, 3% 15. No muidugi need protsendid, ma ütleks, väga ei peegelda tema reaalset võimet. Kui vaadata ikkagi neid 3%, no eelmisel hooajal 30,2
eks ta suhteliselt seal keskmiselt 30 juures on olnud, ega ta väga palju neid kolmesid ei võta ka ja vaba viskeprotsent jääb sinna 60 juurde. Baker hakkab selges minema, Tsakis annab ka sealt abi ja sealt üritab välja sööta, aga see pall läheb seal vastu lauda. Ausseis, Toomas, teine katse. No Toomas on nagu Steph Curry täna siin, pikk mees, aga jookseb edasi-tagasi ja paneb kõik visked sisse. Täiesti uskumatu mees. Täpselt sama algus oli Keila vastu ka, viskas seal kohe. No kujutate ette, Ventspilsil on 19 punkti koos, Toomas nendest 14. Aga no, küll see mees ka natuke mingi hetk maha rahuneb. Siis peavad lihtsalt Ventspilsi poolelt teised mehed nagu esile kerkima. No, Toomas sellel hooajal on võtnud 2-3 mängus. 42-3 sellel hooajal ja 32%-ga need sisse visad. Ehk siis üldiselt, kui tal ikkagi koht jääb, siis ta paneb peale. Ja 13-19. 2-12 jääb meil esimese veeranda lõpuni ja Viimsil on hetkel vead täis. Toomas täna siis ilma vahetuseta mänginud. Aga mulle tundub, et Toomas on küll selline mängumees, et tal vanus 26, et ma arvan, ta jaksab veel teise mängu siin veel otsa mängida pärast seda. Et see mees küll ära ei väsi. Aga jääb ikkagi praegu vingile. Ja Toomas efektiivsus näitaja 18. Mägi, Rikberg, Urvik, Sarap ja Suvi siis mustade särkide poolelt väljakul siin esimese veerandaja lõpus. Mägi palliga. Praegu seisab see rünnak ja siin tulebki pallikaotus ja see on 3. nüüd Viimsile. Ja Valdo Lips näitab Kuusmaal, et mine mängu. Sakis, Ausseis tuleb üles. Mägi ajab seal Ausseisi niimoodi tagasi, et ta ei saaks sealt 3 võtta. Cash lauas vasaku käega ja sellega tabab, nii et praegu 8-punktiline edu siin külalismeeskonnal. Rikberg. Ja jälle tuleb siit Viimsile palli kaotus ja Ausseis kas karistab selle ära ka ja nüüd võtab Valdo Lips ka siit minutilise time-out'i. No päris valus, kuidas mingil määral peab ütlema, et ma saan aru, et Viimsi on selline klubi, et nad tahavad noormängijaid siin mängitada, aga praegu Viimsi ikkagi selle rütmi käkkis ära ja kujutate ette, Ventspils teeb 15-0, spordiseis oli 13-9, 15-0. No mingil määral ma saan aru, paned noored sisse või nooremaad siis on õigem öelda. Teisest hetkest ju 2 pallikaotust järjest täiesti suvalisel hetkel. Noh, palliga oled, hakkad läbi murma, võetakse 2 korda ära ja see karistatakse ka ära. Aga küll läheb paremaks. Aga see 15-0 on väga valus hetkel. Aga midagi pole teha. Mõlemal meeskonnal 4 pallikaotust. Ventspils visanud 3 sekundi alas 10 punkti, Viimsi 4. Kuusma, Urvik, Sünd, Rikberg ja Baker. No siin võeti nooremapoolsed mängijad võeti kohe ära. No ja ma saan aru, 13-9 on nagu siuke hea seis, siis võiks nagu proovida, aga kui siuke käkk keeratakse kokku ja lastakse 15-0 teha, siis mitte, et ma ei ütle, et see otseselt kellegi süü on, aga õnneks nüüd vanameister Baker, Viimsi kohta võib öelda vanameister Baker, siis üks vanemaid mehi vanustal 27, järgmisena siis Kevin Sünd 25. Cash küsib korvi alla, Rikberg paneb seal korralikult keha vastu, 7 sekundit jääb rünnaku lõpuni, katte pealt tuleb üles ja sealt rahulikult jalutab sinna korvi alla ja parema käega tõstab sealt 26. punkti tabloole. Kuusma.
Baker lase veel üks, ei. Siit praegu ikkagi ei võta, Sünd. Baker küsib. Tegelikult see ei olnud väga küsimine. Ikka poolik küsimine oli. Ja Kuusma otse joone taga, et Baker lõikab korvi alla, saab palli ka ja realiseerib ära sealt vasaku käega, nii et Baker viskab siin 5 punkti järjest. Ja Viimsi saab suure tõenäosusega ühe rünnaku veel. Ausseis. 9 sekundit jääb. Ei tule siit 2 katet küll, Rikberg kukub seal pikali. Ja siit tuleb Rikbergile viga, me tahaks kindlasti kordusest ka näha seda. Nii. Ja, ikka Rikbergile, vaatame korra veel. Nii, sealt tuleb kate. Ja, ütleme nii, et ega seal kattel nagu midagi häda ei olnud selle measuris, mis ta sinna paremale poole pani. Ja vabavise läheb sisse. 27 punkti Ventspilsil lasta visata endal nüüd juba 28 on selgelt liig. Aga nagu ma ütlesin, seis oli 13-9 ja Ventspils tegi 15-0. Nii et siin 18-28 külalismeeskonnal 10-punktiline edu. Kuusma sööt välja, Bakeri kolmene. Baker tassib enda õlul seda Viimsi võistkond hetkel ja vahe 7. Perse laseb väga kaugelt veel ja esimesed 10 minutit on meil mängitud 21-28. Baker, kui Viimsi mängib korraliku mängu, nad panevad Ventspilsile siin kindlalt ära. Sest siin on näha, et Ventspils ikkagi selle surve all on päris hädas ja see oli veel esimesed 10 minutit. Siin ju iga minut ülespoole ja mehed ju mingi hetk hakkavad siin ju väsima ka. Ausseis, Kuusma hoiab seal kätt ka. No vaadake, vaadake, mis vise see on. Ja kui siukest survet ju Ventspilsile pakkudagi, siis nad panevadki pooled viskad, sest reaalselt ma arvan, et Ausseis seal mingi hetk kukub kokku täitsa. Eile mängis 32 minutit. Muidugi ma loodan, et ta ei kuku, aga sellegi poolest. Rikberg. Kuusma saab sealt palli tagasi, Baker paneb katte, Baker väljas. Baker küsib nüüd lühema Birkantsi vastu ja läheb sealt parema käega viskele ja Bakeri jaoks see korvpallimäng tundub ikkagi liiga lihtne. Vahe 5, Toomas. Ja Toomase vise jääb seal lühikeseks. Ja siin Ventspilsil suurim edu oli 11 silma. Oi, ja Baker teeb kõike, mida vaja. Baker on siin 11 punkti järjest visanud. Birkants, Toomas, ei, Cash väljast. Laseb linnu teele, see läheb mööda ja Bakerist läheb kahjuks see pall out'i. Viimsi keskmängijate koha pealt eelmine hooaeg oli pikkmees Pajic, kellega pandi ikkagi väga täppi. Sellest hooajast Pajic on siis Valmieras ja sellest hooajast siis Bakeriga on ka minu silmis vägagi täppi pandud. Ta ei ole selline isetseja, ta on selline tiimimängija, oskab kolmest visata, oskab korvi alt selges mängida. Võib-olla see ei ole ta suurim trump, aga kui vaja, siis kupodi, kuidas seal Rikberg Cash paneb seal päris korraliku seina. Cash on tugeva kehaga mees. No nii, Baker. Kui mina nägin, et Baker puutus seda küljejoont, aga see oli muidugi väga napilt. Mingit eelista sellest ei saanud ja Baker, no see on nagu Nikola Jokic NBA-s, andke pall kätte, mees läheb, viskab palli korvi. Toomas teisel pool, korvialt ise ei hakka sealt tegema, Cash pere vastu, sööt vasakusse nurka ja see kukub ja see oli Ventspilsi 5 tabav kaugvise 9-5 siis siiamaani. Viimsil vastu panna 7-4. Kui 1,5 minutit peale mängitud meil seda teist veerandaega. Baker, tee julgelt.
Bakeril 17 punkti koos. Baker on sellel hooajal visanud 16,3 punkti, nii et tema hooaja keskmised on koos. Ausseis hüppa sellele pallile peale. Ja siit ikkagi ei tule seda 8 sekundit kokku. Ausseis. Birkants, no siin on näha ju, et Ventspilsi mehed, neil on seda hingamisaparaati varsti vaja. Ausseis on küll täitsa läbi omadega. Muidugi väga väljast ei näe, aga seda on näha, et kui ta selle palli ära söödab, siis ta võtab 2-3 sammu, siis ta võtab hinge ja siis hakkab alles vaatama, kus pall on. Ausseis. Kolmene vasakult poolt ja nüüd 2 tükki järjest. Ja seekord siis number 10, Roberts Perse. Baker küsib Cashi vastu, Kuusmaa. Urvik läheb sinna kattesse. Baker võiks rohkem julgemalt enda peale ka võtta. No ta on siiamaani võtnud ja ta on kõik sisse ka pannud. Kuusmaa! Ja viimasel sekundil Kuusmaa koputab selle kauge kahese sealt sisse. 31-36. Ja Kristo Rannastele tuli sealt 3. isiklik viga. Urvik kaab sealt eest ära, Perse just ühe virutas, ai kui valus see ikkagi on. No Ventspils praegu elab ikkagi oma 3 peal 10-6. Ehk siis 60%-ga Ventspils on 3 siin sisse tagunud. Ventspilsile teine viga. Pere otsa joone tagant. Baker. Ja seal Kuusmaast läheb pall auti, Cash läheb kõrge lennuga. Ja see oli nüüd Viimsile 5. palli kaotus. Pere läheb seal kehakontakti, Baker väljas, Rannaste, jalad maas ja Rannaste kolmene kukub, see on talle teine kaugvise, mis siis sisse läheb ja Rannastel hetkel siis 2-2 kolmesed. Ja väga hästi see sööt liikus ka sinna paremasse nurka ja kui see vahe oli siin 10 punkti ja väga tähtsal hetkel tuli see kolmene ka. Ja seal Urvik teeb nüüd vea ja läheb siit pingile puhkama koos Kuusmaaga ja Reinart ja Rikberg tulevad. Viis 58 jääb meil esimese poole lõpuni. Ja Toomas läheb siit puhkama Sakis. Tuleb tema asemele väljakule. Hetkel mõlemal meeskonnal 2 viga. Nii et mingit muret nende vigadega siin ei ole. Cash. Birkants. Teisele äärele sööd, Perse on sealt 2 tükki sisse lajatanud. See kolmas läheb nüüd mööda ja Sakiselt see poolhaak, tule taevas appi, see on nii valus, kui sellised pallikaotused tulevad. See on tegelikult juba teine, kus Cashi peab siin kaitses kiitma. Eelmine kord ka seal kiirrünnakus pani päris mõnusa pealtpaneku. Pere ja Sakise vastu. Hea lõige Reinarti poolt ja Reinart saab 2 vabaviset. Reinarti vabaviske protsent sellel hooajal 31. Ja sellel hooajal siis vabavisked 16-5. 17-6. Esimene on sees.
ja 2-2. Ja peab ütlema, et Reinart sellel hooajal ei olegi visanud üheski mängus 2-2, nii et see on tore. See on ideaalne ja Viimsile siit 2 juurde. Birkants. No pall on lahtine, võtke keegi ülesse. Kõik vaatasid pealt, aga lõpuks läks out ja ikkagi Viimsi rünnak 36-43. Käime teletimeout'il. Investeerime Eesti korvpalli. Toetan omasid Eesti Korvpalliliidu peasponsorina. Swedbank. Utilitas, Eesti meeste korvpallikoondise peasponsor. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Kallis. Sa vaataks minuga täna mängu? Optibet. Armastus esimesest silmapilgust. Optibeti äpp nüüd saadaval. Me oleme tagasi ja Valdo Limps võtab siit oma 3. Vabandust, ma nagu ütlesin time-out, aga Viimsil tundub, et on minutilised time-out'id ka siin täis. Nii et 4:58 siis teise veeranda lõpuni. Ja selle veeranda seis siis 15-15. Baker on virutanud siin Ventspilsile 17 punkti ja meil tulevad kohtunikud vaatama. Ja treeneri vaia. Ja treeneri vaia on meil. Ja kusjuures mul ei ka mõte, et miks Sarab seda palli seal üles ei korjanud. Ja ma ei olnud ka üldse kindel, kas Ventspilsi mehed olid viimased, kes seda palli seal puutusid, aga kohe saame teada. Mina hetkel seda... Nii, ja siin kohtunikud, me kohe näeme, mis nad siis lõpuks otsustavad. Kellele see pall jääb? No ja jääbki Ventspilsile. No tule taevas appi. Sul on võimalus see pall sealt maast üles korjata. Viimsi mehed vaatasid. Ma ei tea, kes seal Kervel oli, Pere või kes seal oli. Nad vaatasid lihtsalt seda palli. Kahekesi lõid veel plaksu seal oma vahel ja lõpuks läks see pall out ja Ventspils saab selle tagasi veel. Siuksed nagu lihtsad eksimised, eksimused. Ja no Saakis paneb sama asja vastu ka, et seal oli aega nii vähe, ma isegi ei pannud seda tähele, ma rääkisin oma juttu ja seal peatreener Kints Vogels on täiesti endast väljas, nii et lõpuks ikkagi Viimsile see külje out. Rikberg. Reinart läheb sinna kattesse ja siit tuleb ründaja viga. Ja see tuleb Perele. Ja me saame korduses ka vaadata. Number 50 Oliver Pere siis. Lööb Birkantsile seal vastu nägu ja Birkants kalastab selle vea siit välja. Birkants. No väga palju on seal nüüd pikalt põrgatamas. Saakis küsib Bakeri vastu, ei ole seal anda. Hea surve on praegu Viimsi poolelt. 6 sekundit jääb Saakis. Sealt tuleb rahulikult, no las Saakis läheb sinna paremale poole kuidagi parema käega. Aga mulle tundus, et Reinartist läks see pall outi. Vaatame kiirelt kordusest. Kas me näeme vähe?
No selja tagant küll lükati, aga mulle tundus, et Reinarti käsi oli viimane, mis seda puudutab, aga siin Ventspilsi peatreeneril vaideid pole. Pärast saame otsa kaameras ka vaadata. Pere ja Tsakis jätab kuidagi tuli ja siis jäi ikkagi sinna korvi alla ootama ja Pere rahulikult saab sealt 2 punkti juurde. Nii, vaatame, kas sealt see Tsakise möödavise ja kas otsajoone tagant näeme ka. Nii, vaadake nüüd hästi. Nojah, siin oli juba selline täppisteadus, aga las ta olla, vahet ei ole. Pirkats, Urkis. Reinart jääb seal üles ja Rikberg teeb päris korraliku vea, aga no vead on täis, eks siis vaba viskets. Ja Meežulis paneb siit esimese vabaviske sisse, Ventspilsi siiamaani siis vabaviskejoonet 5-5. Ja Meežulis 4 punkti 6 minutiga. Baker ise seal tagamängija rollis. Reinart tuleb sealt vastu, Kuusma. No see 7 on siin püsinud. Sarab. Kuusma küsib sealt katet. Kuusma kolmene ja Kuusma kolmene on kotis. Kuusma täna 7 punkti, 5 resultatiivset söötu 12 minutiga ja toob oma meeskonna 4 punkti kaugusele, kui 3-12 jääb meil esimese poole lõpuni. Pirkants ja abi sealt Rikbergi poolt. Selline õpiku näide oli praegu, kuidas nulli otsast andis sealt Tsakise pealt abi ise, kui see Tsakis oleks selle palli saanud, ega niikuinii ta viskab sellel hoolel 15%-ga 3-st. Ja siin ei jõua Pirkants enam piskele ja seda ka kohtunikud siin näitavad. Ja Sarab tuleb siit pingile. Ventspils juhtis täna seda mängu 11 punktiga. Praegu vahe 4. Viimsil on vead täis, Ventspilsil 3 meeskondlikku viga siin teisel veerandajal. Rikberg läheb siin otsajoone poole ja kui ma rääkisin mingisugustest õpikute näitest, siis Rikberg väga hästi otsis seda keha seal korvi all. Aga no muidugi, mis kõige tähtsam, ei visanud seda viset seal sisse. Aga muidugi selle koha seal korvi all tegi küll ideaalselt endal ära. Cash. Cashi kolmene. Perekonna nimi on küll Raha, aga praegu see vise ei olnud Raha. Ventspilsil siiamaani tegelikult väga hästi on kaugelt sisse pandud. 7 kaugviset sees, 14 katset, ehk siis 300% 50. Ja Ventspilsil ka nüüd vead täis. Baker, mine nüüd. Ja Toomas jõuab ikkagi sinna ette. Baker võtab seal oo maha. Kuusma, Reinart, Urvik, Rikberg. Urvik küsib nüüd lühema Pirkantsi vastu. Reinart lõikab sinna vabaviskejoonele. Rikberg teeb seal pausi, sööt välja. Baker laseb linnuteele. Ja tundub, et astub seal küljejoone peale. Ja Viimsile siit 8 palli kaotus. Pirkants eile 28 minutit, 9 punkti, 8 söötu. Rikberg jõuab siin ette, Cash hästi, Urvik ennast siin näitas. Ja Cash tahab läbi Urviku minna. No see oli ideaalne kaitse. See oli ideaalne kaitse, kuidas seal tuli abi teiselt poolt ja siis Urvik jõudis sinna ette ka. Rikberg. Baker.
võta julgelt. Teeb seal päris mitu põrgatust ja veaga koos ja seal Birkans ka vaatab, kuulge mehed, kus te olete? Miks keegi appi ei tule? Birkans lasi seal otsa poole ennast keerata ja tegelikult Urkis oleks pidanud seal ammu abis olema, aga ma ei tea, mis see Urkis tegi. Rääkis Reinartiga juttu vaba isetest võib-olla. Sünd, Urvik, Peiker, Pere ja Kuusma siis siin teise veeranda lõpus väljakul. Ja vahe minimaalne 44-45. Ausseis. Seis oli 34-43. Ehk siis 10-2 purtsid praegu Viimsi poolt. Perse, sellel mehel on käsi ikkagi väga kuum ja see oli nüüd kolmene tema poolt. Kolmas tabav kaugvise siis ja tema kolmesed siiamaani 4-3 siis. Sünd. Uusmaa ja jälle Cash nopib selle palli sealt üles. No tuleme nüüd, 5-4 olukord. Keegi peab vaba olema. Urvik on. Ja pall jääb ikkagi siin Viimsile, kõvasti puterdamist. 8 sekundit rünnaku lõpuni. Pere näitab, et lähme laiali, võtab sealt pikemat Toomast ette. Ja siit ikkagi viga tuleb ja 2 vaba viset ja viimane rünnaku õigus jääb Ventspilsile. No jälle selline tore mäng, punkte on palju, madistamist on palju. Selge see, et 48 punkti endale visata Ventspilsil teispäeva järjest on ikkagi palju, aga samas Ventspils on väga hästi siin kolmesed visanud 53%-ga. Ja ma arvan, et Ventspilsil ikkagi teisel poolel see protsent nii hea ei ole. Hetkel siis Ventspilsil 315-8 ja noh, Viimsi on siis visanud 10-6 täna kolmeseid. Teine on sees ja Viimsil 45 punkti koos, vahe 3 ja siit veel Ventspilsile minutiline mõtlemispaus. Viimsil mõlemad time-outid siis on kasutatud. Ja Kins Fogels peaks olema Eesti-Läti ühisliigas peatreener, kes on arvan kõige rohkem aastaid siis selles liigas olnud peatreener, eriti järjest Ventspilsis. Ei tule küll ette praegu, kes keegi teine võiks olla kauem peatreeneri ametis. – 22 sekundit jääb. No kõige ideaalsem variant oleks Viimsile siis, kui kas Ventspils viskab mööda ja võib-olla lähevad siin liiga varakult varaviskele või siis Viimsi saab hoopis selle palli kätte ja suudab isegi selle seisu viigistada, aga tegelikult see ei ole üldse tähtis. Tähtis on see, mis hakkab juhtuma teisel poolajal. Ja Peiker siis siin 45 punktist. Peiker on visanud 20 üle platsi mehena ja Peikeril lisaks veel 3 lauapalli, 1 sööt ka. Mežulis. No Ventspilsi poole pealt number 10. Perse on ikkagi väga hea mängu siiamaani teinud 12 minutiga 11 punkti, Toomas 16. Cash palliga seal Pere ja Peiker omavahel vahetavad, ausseis ja teeb jooksu ja võt see oligi see, mis ma ütlesin, et suudavad seal, vaatame kordus ka, seal ausseis teeb jooksu, ta sai selle palli, seal kohtunik näitas, et jalg oli õhus
ja oli, seal sai ajalehe sai vahele lükata ja Viimsil on võimalus veel siin punkte visata, nüüd ei ole kuhugi sööta, mine Kuusma, 2 sekundit paneb päris kaugelt, ei jääb lühikeseks. Aga noh, selline tore vise keskjoone juurest ja läks päris õiges suunas, aga natuke oleks võinud tugevamalt visata. Siis esimesel poolel Ventspilsi poolelt 16 punkti ja kolmas veerandaega on alanud. Kuusma, Veiker saab sealt Veikerilt palli tagasi, Urvik jookseb üles, annab sealt Kuusmaale selle palli. Hea mõte oli küll sinna korvi alla, aga Urvik oli juba nii-öelda tasakaalust väljas ja sealt midagi ta selle palliga väga teha ei saanud, kui ma räägin viskamisest. Sai küll sööta ja siin Kuusma vise jääb lühikeseks. Pirkants kutsub sealt Toomase kattesse, Mežulis, Cashiga mängivad sealt praegu kokku. Pirkants nulli otsast. Nii, nemad ka siin söödavad ühelt äärelt teisele ja siin Toomas veel pudistas ka selle palliga ja tegelikult see on see, et kui söödu hetkel peaks see mees juba seal kohal olema, aga praegu ei olnud. Et kui see pall nii-öelda sinna alla jõuab, kui seal kaitsemängija on eespool, Sünd, sööt välja, Urvik tahab ise selges teha, seal 6 sekundit nüüd jääb, Urvik jõuab korvi alla parema käega. Ja no Cashil ei jäänud seal kaitses ikka mitte midagi üle, kui lihtsalt vaadata seda üritust pealt. 47-50. Mežulis, Ausseis paneb sealt katte. Urvik ja Sünd uuesti vahetavad sealt tagasi. Toomas saab palli, hea abi Urviku poolt. Kusjuures mulle tundub, et kui Urvik ei oleks seda kätt tõstnud, siis võib-olla ei oleks vilistanud ka, sest korvialune kohtunik Rauno Kobin ei arvanud sellest olukorrast mitte midagi. Aga no Urvik, selge viga oli selles suhtes, aga ja Urvik seda ju tahtis saada ka. Pirkants, Ausseis. No Ausseis jookseb joone jooksu sealt ja see läheb mööda ja Toomas pall läheb ikkagi siit outi ja kodumeeskonna rünnak. Ja Viimsil on võimalus see seis siin viigistada. Rikberg näitab sarved üleval. Esimene katte sealt Beikeriga, no seal ei olnudki katet praegu. Urvik ei küsi. Ja Urvikule kas on 3 vaba viset või ei olnud? Ei. Aga kuidas? Aga miks ei anta? Väga huvitav. Ma saan aru, et reeglid on sellised, et umbes, et kas siis viga oli pärast viset, aga jõle, ma ei ole küll sihukest olukorda näinud, kus olukorras vilistatakse viga ja ei anta vaba viskets. Jälle selline uus asi minu jaoks vähemalt. Aga vähemalt Viimsi sai siit palli tagasi. Nagu ütlesin, iga päev saab targemaks. Täna oli Juventud Badalona ja Valencia vahel 1:30 mäng, kus Henri Trell mängis ja seal Valencia tagamees 20 sekundit enne lõppu, Valencia oli 3 taga, liikus küljejoone taga 1,5 meetrit ja kohtunik vilistas selle ära. Sama asi, mida ma elus ei ole väga tihti näinud, et küljejoone tagant sa võid meeter liikuda, aga mitte rohkem. Ja sellisel hetkel see ära vilistada, seal Ranno Konks mulle ütles ka, et ikkagi munadega otsus kohtuniku poolt see äras võtta. Toomas. Ma arvan kindlasti mõned kohtunikud jätaks selle nii-öelda, võib-olla pigistaks silma kinni, aga las see mäng jääda. Toomasel 19 koos. Ja Toomas 2-2, nii et mehel 17 minutiga 20 punkti, 4 lauapalli, efektiivsus näitaja 21.
Mulle tundub, et nagu Ventspilsi mehed on ka vähe agressiivsemalt siin teisel poolel peale tulnud. Ma arvan, ega seal poole pausi Kints Vogels tegi väga selgelt meestele selgeks, et kui me läheme pehmet peale, siis me võime siin selle kaotusega koju sõita. Nelikümmend 7-52, Kuusmaa. Urvik läheb kattesse, sööt välja, Urvik siit korvi poole ei vaata, paremasse nurka, Sünd. No ei olnud kõige parem rünnak, ei olnud mehed seal ka valmis ründelauda minema. Pirkants näitab siin meestele juhised kätte, ausseis. Toomas, Pirkants. Ausseis saab rahulikult lindu panna, aga paneb mööda. Ja tuleb kõige lühem mees väljakult, Pirkants. Ja sealt ründelauast veel viskab palli korvi ka ja Pirkantsil täna siis 16 minutiga 5 punkti. Ja see oli tema esimene lauapall. Sünd, no nüüd läheb. Ei, tuleb rõngast välja. Ja seda oleks hädasti siin vaja olnud, siis oleks 50 punkti koos. Nii, ja Pirkants uuesti, aga seekord Pirkants ei suuda sealt sisse visata. Urvik, Sünd, Urvik. Ja nüüd läks selliseks kuuma kartulimänguks, kõik vaatasid söötu ja Baker korvi alt. Toomas tuleb appi, Sünd selle nüüd peab minema, ei lähe see ka. No väga valus, väga valus. Aga siin vabavisked nüüd ei tule, kuigi see on Viimsi 4. Ja Pere ja Kristo Rannaste tulevad siis väljakule. Rannaste pani esimesel poolel 3-2, Sünd Kuusmaa puhkama. Ja Ventspils teeb ka oma poolt vahetused. Pirkants läheb siit ka puhkama. Toomas. Ausseis jälle, hea abi sealt Rannaste poolt jõuab oma mehele ette. Ei, siin Persele ei jäänud mitte midagi. Ja siin visatakse lõpuks sässa ka, aga siit ikkagi on viga ja 2 vaba viset. Kui te tahate väga head näidet kaitsest, siis praegu Kristo Rannaste seda tegi. Oli nurgas, andis abi, jõudis oma mehele ilusti ette. Lõpuks siis nurgamees Perse hakkas sealt läbi ka murdma ja vaatas küll, et noor 18-aastane mees on vastas, aga purjetas ja kuhugi tegelikult ei jõudnud. Mees oli see. Mõlemad vabavisked on sees, kui meil kohe 4 minutit mängitud seda teist poolaega. Pere. Rikberg jookseb 2 katte pealt, palli praegu ei saa. Pere pikalt põrgatamas. Toomase vastu ja Toomas tehti ikkagi täitsa lolliks praegu. Pere otsis kehaga ja lõpuks Pere läks vasaku käega sealt viskele ja Toomas ei saanud öödega mütsi aru. Ausseis. Korvi alt. Ja Rikbergile siit viga. No tegelikult Ventspilsi mehed ka kombineerisid siin oma vahel. See sööt läks ka õigel ajal õigesse kohta. Ja Urvik tuleb siit pingile. Ja Reinart teema asemel. Urkise vaba vise sees. Teine läheb mööda. Baker lauas. Reinart, Pere paneb talle katte. Ja siin oli Viimsi meestel õnne ka, et see pall jääb ikkagi siin Viimsile. Ja lõpuks ikkagi jõuab see pall seal Ventspilsi kätte. Urkis. Ja Valdo Lips on püha viha täis. Vaatame korra kordus ka ja ma arvan, et seda loetakse ära või? No see ei oleks küll sisse läinud. No tegelikult
ja muidugi tagantjärgi me oleme kõik väga targad, aga mulle tundub, et kui Pere seda viga oleks teinud, seal urkis oli juba tasakaalust nii väljas, et hea, et ta siin vastu seda Viimsi betoonseina ei oleks jooksnud. Kuigi me nägime, et ta lõpuks seal parema käega viskele jõudis, aga see küll sisse ei oleks läinud. Beiker seal proovib ja proovib ja proovib. Lõpuks endale siit 2 vabaviset. Viimsi siiamaani 9-5 vabaviske joonet, Ventspils 12-11. Ja Viimsil on 50 koos. Beiker üleplatsi mehena 21 punkti. Beiker esimesel poolel väljakut 59-8. Viimsil vead täis, Ventspilsil 3 viga ja hetkel siis kollased särgid 9 punktiga peal, kui 4-55 jääb kolmanda veeranda lõpuni. Mežulis. Perse seal põrgatab. Reinart võtab seal kehaga vastu. Ja nüüd tuleb päris hull kolmene siit, aga ei taba. Rikberg. Ja Toomas. Vaataks huvi pärast, kas see pall puutus kõigepealt lauda või mitte. Ei. Time out, 4.36 ja lähme meie reklaamipausile. Investeerime Eesti korvpalli. Toetan omasid Eesti Korvpalliliidu peasponsorina. Swedbank. Eesti korvpallikoondist toetab Saku õlletehas. Kallis. Sa vaataks minuga täna mängu? Optibet. Armastus esimesest silmapilgust. Optibeti äpp nüüd saadaval. Mõlemal meeskonnal vead täis. Kolmanda veeranda seis 6-12 ja 302 inimest. Siin Viimsis seda mängu vaatamas. Kuidagi nagu Viimsi rünnakul ei ole sellist särtsu hetkel. Ja kui esimesel veerandal tundus küll, et Ventspilsi kummid on natuke tühjad, siis praegu küll seda ei paista. Ainult võib-olla oli näha seal Ausseisi käitumisest seda. Ausseisi puhul on näha, et mängitakse teist päeva järjest. Tal 18 minutiga 3 punkti, 5 söötu. Jah, okei, 5 söötu, aga ta tunneb ka, et tal ei ole sellist nagu varu. Ta on visanud väljakult 9-1. Seda öeldakse eesti keeles, öeldakse telliste pidu põhimõtteliselt, et virutad lihtsalt seal. Ei tule seda jõudu jalgadest. Aga samas Ausseisil pluss-miinus näitaja +14. Nii et ega ta nagu kahjulik mees Ventspilsil ei ole, aga lihtsalt tema enda poolt ei tule punkte. Ja kui sa juba Ausseisi punktid võtad ära, Sheltonit ei ole, siis on sul 2 parimat on põhimõtteliselt väljas, siis peavad teised mehed seal kuidagi välja nuputama, kuidas need 80-90 punkti sinna tabloole saada. Aga ma räägin siin, me oleme 25 minutit mänginud, mul ei ole kordagi sellist tunnet olnud, et Ventspils kindlalt selle mängu peaks siin täna võitma, kui me vaatame näiteks turniiritabeli mõttes. Toomas. Beikeri vastu. See läheb juba selline ulme valdkonda. Kobe Bryant lasi selliseid une pealt. Keila Burns paneb ka selliseid väga hea protsendiga, aga kaitses sa pead lihtsalt selle ees seisma ja lootma, et ta viskab selle mööda. Ja võib-olla
seal panna piisavalt keha vastu, et tasakaalust välja läheks. Beiker, Rikberg, ole ja viska sisse ja Rikberg seda teeb ka ja Rikberg, kui ma ütlesin, et ausseis täna 3 punkti, siis Rikbergil on kirjas 4 enne seda viset ja nüüd siis 7, 19 minutiga. Urkis teisel pool, läheb mööda, Beiker saab oma 5. lauapalli ja ise toimetab selle palli siin ründealasse, Pere võtab selle sealt praegu maha. Rikberg, Rannaste, 2-2 on sisse täna tagunud kaugelt. Ja jälle sellised hetked, kus ma hoian mütsi kinni, et jumala eest, et palli kaotust ei tule ja Reinart korvi alla. Oleks võinud muidugi selle palli ülevalt alla vajutada, aga praegu siin Viimsi, kui ma ütlesin, et rünnakul ei ole üldse sellist särtsu, siis nüüd jälle on see leitud. Hästi Reinart seal 2 kätt üleval. Punnib Meežulis. Beiker. Ja siit muidugi Beiker läks sellisele viskele, et pigem tahtis seda viga sealt saada. Ja tuleb ründaja viga. Vaatame meie kordust. Reinart teadis ka, et ta seal söödab, aga proovis niimoodi seal kavaldada ja kavaldas ära ka. Kuusmaa. Pere. No siin ei tule praegu mitte midagi, lõpuks Kuusmaa, 6 sekundit nüüd jääb. Sööt välja, Beiker. No Beiker on nagu kullast mees, täiesti kullast mees. 25 punkti ja Beikeri 3-4 ja selle mehe emotsioon on selline, no ei olegi mingit emotsiooni. Rahulikult taab 30 punkti siin Ventspilsile ja nagu on selline, nagu hakkaks magama minema. Aga jälle hakkan ennast kordama, seis oli 49-60. Viimsi ei leidnud rünnakul oma asju üles. Kuidagi selline punnitatud visked ja sellist head voolavust ei olnud ja siis pärast minutilist time-out'i Viimsi tuleb tagasi ja teeb 12-2 spurdi. Nii et 2.33 jääb meil 3. veeranda lõpuni. Ja selle veeranda seis siis 16-14. Reinart, Beiker, Kuusmaa, Pere ja Kokk. Nii et kui esimesel poolal Valdo Lips lõikas seal natuke näppu oma vahetustega, siis tundub, et teisel poolal ta seda viga uuesti ei tee. Valdo tegi väga julgelt seal esimesel veerandajal vahetusi ja selle peale tuli kohe 15-0 nagu lund tuppa. Kuuskümmend 62. Pirkants, Cash, Saakis. Perse on ka ikkagi väga aktiivne siin praegu. Saakis ise lõikab sinna korvi alla. Cash puterdab ära selle ja see pall läheb out'i. Ja terve Viimsi pink on püsti. Tundub, et kellelgi nagu mingit jalavigastust küll ei olnud. Kõik mehed olid nii kiirelt üleval ja see on hea kamba vaim selline. Ja Pere näitab 2 kõrval. Kuusmaa. Kokk paneb sealt katte Perele. Pere otsib Kokka. Põrgatab seal küll vastu jalga, Pere korvi all, Reinart lõikab ja jälle vasaku käega.
jälle Reinart sealt samast kohast ja 6 punkti mehel 8 minutiga. Sakis, ma räägin, nüüd on Ventspilsil väike paanika ka, muidugi see on alles 3. veerandaeg selles suhtes, et see ei ole 4. Ei ole siin paanikast haisu ka, Atanasovs rahulikult laeb sealt 3 sisse ja jälle Ventspils peal, Kuusmaa ei vasta, aga väga, nagu see oli selline mängumehe vise, aga siin Kokk saadab kohe vastased vabaviskejoonele, kuna vead on täis. Pere tuleb pingile. Ütleme nii, et isegi kui Viimsi täna kaotab selle mängu, siis Viimsi on minu silmis väga hea ja super mängu teinud. Võitlevad, selline tuhk on üleval, jah, vahepeal asjad ei õnnestu võib-olla nii nagu tahaks, see on vist igal inimesel üldiselt nii. Aga muidu selline ikkagi vastas on sul Ventspils, kes see hooaeg on ikkagi väga suur üllataja, see, et Ventspils 3. kohal on. Ma arvan, et seda ei oleks keegi osanud arvata. Ventspils hooaja alguses said seal 3 kaotust järjest ja pärast seda on pannud ikkagi väga hästi. Muidugi ega Ventspilsil on ka selliseid nippa-nappa mänge olnud, aga spordis loeb ju tulemus. Keegi ei mäleta, kas sa võidad 1 punktiga, 2 punktiga. Kuulbeti võideti 1-ga, Kraamoga mindi lisaajale. Tartule pandi 35-ga, sa kujutad ette. Tartu Ülikool Makse Moritsal, kes on turniiritabel esimene. Sa paned 35-ga, aga selliseid päevi tuleb ka ette ka kõige parematel. Siis muidugi kaotati Ogrele 2 punktiga. Ja Beiker paneb käe praegu peale ja minge nüüd 5-4, keegi peab vaba olema. Kuusmaa nurgast ja annabki sealt Kokale ja Kokk on praegu peremees. 67-67. Ventspils juhtis 13 punktiga siin 3. veerandajal. Ei, ikkagi oli 11 punktiga, 49-60 oli seis. Ja seal Sakis ei saa seda palli kätte. Kuusmaa, kas Viimsi läheb siit juhtima? Kokk küsib korvi alla palli. Ja pall on praegu lahtine, Kuusmaa saab selle kätte. Nii, Rikbergi 3. ja hurraa! Hurraa, rahu veel, muidugi meil on 10 minutit ees, aga tõesti on tore ja Kits Vogels on sellise näoga, et ta läheb, paneb bussisooja juba vaikselt. 70-67. Aga meil on veel 10 minutit ees. Ausseis, Beiker, tõsta käsi üles. Sööt nurka, Cash ja jälle Beiker õigel ajal õiges kohas ja see on võimas värk, kuidas ikkagi Viimsi paneb siin ja Ventspilsi meestel on kummid täitsa tühjad. 30 minutit mängitud, Beiker täna 25 punkti. Mängumees, kes väga palju minuteid siin saaks ja ega niikuinii kohe tuleb sealt pingilt tuleb ka Brian Thomas, kes annab Sakisele siin puhkus. Nüüd ma arvan, et Sakis teeb selline 2-3 minutit. Perse 3. läheb Kontsu, Kokk lauas. Urvik, Kuusmaa, Kokk, Rikberg ja Süntsis. 5 eestlasega Viimsi väljakul. See kõlas niimoodi, nagu Viimsil oleks kõik välismaalased, aga ikkagi üks välismaalane Viimsil on. Kuusmaa teeb ise endale sealt koha, aga vabaviskejoone juures paneb mööda ja Sakis korjab siit oma teise lauapalli. Kas Ventspils saab oma esimesed punktid siin 4. veerandal kätte? Ausseis. Ausseisil täna 20 minutit. Eile mängis 32 ja tulebki Toomas. Läks täpselt 46 sekundit aega, muidugi Sakis ta siin välja ei võta, aga Sakis jääb praegu platsile.
Ausseis. 3 punkti on Ausseis täna vaid visanud, aga selle eest 5 resultatiivset söötu. Tsakis küsib, Kuusma on seal ja Tsakis paneb ülevalt alla ja palli Tsakis siit puutuda ei tohi, saab selle eest hoiatuse. Tsakise jaoks need rõngad on vägagi tuttavad. Ventspils tuleb 1 punkti kaugusele. Urvik. Kuusma. Kuusmal täna 8 resultatiivset söötu, Rikberg viskab korvi alt mööda, Ausseis lauas. Nii, ei tundub, et Ausseisil ikkagi siin energia on, lisaenergia pagas on täiesti olemas ja tuleb 1 rõngalt teise alla ja viskab palli läbi rõnga. Kuusma, sööt välja. Kuusmal siin kaksiktuublist 1 punkt ja 2 söötu, Rikberg ja siin ikkagi Cash tuleb selja tagant ja lööb selle palli seal vastu lauda kinni. Ausseis. Ja siin õnnega pooleks ikkagi saame kättena seal Toomase näppude vahelt libises ära. Kuusma, ole hea nüüd. Ei, ikkagi, siit tuleb muidugi viga. Ma arvan, et Lätis sellist asja ei oleks ära vilistatud. Mitte, et seal ei olnud viga, aga ütleme nii, et väike kontakt, kulp. Kuusma esimene on sees. 16-12 siis vabavisked. Viik tablool 71-71. Pere tuleb väljakule, Kuusma saab ka oma välja teenitud puhkuse. Kuusma täna siis 24 minutit platsil. 11 punkti Kuusmal koos. Vaatame, kas see 10 söötu tuleb siin täna kokku või mitte. Urkis. Saakis 15% mees sellel hooajal. Cash lauas. Pirkants. Ja Pirkants kuidagi jäi ka mõtlema, kas viskab vasakuga või paremaga seal. Aga lõpuks ei ole mitte mingit küsimust ja siit punktid juurde Ventspilsile. 2,5 minutit mängitud seda 4. veerandaega ja opa, kus endine Tartu mees Urvik lajatab palli ülevalt alla ja ma igaks juhuks vaatasin üle ka siin 21. jaanuaril alles siis Kuusma jagas 10 söötu. Täitsa naljakas olukord. Ma ei tea, kas ma ise olen praegu pime, aga ma vaatan, et 21. jaanuaril. Ei, vabandust, ma väga vabandan, mul läks siin kõik sassi praegu. 21. jaanuaril Viimsi võitis Ogret ja siis Kuusma jagas seal 10 söötu. Ja see mäng võideti 78-77 kodus. Ma vaatasin, et rekord oli tehtud 26. jaanuaril. 10 söötu siis Kuusma poolt, aga 26. jaanuaril Viimsi ei mängidki üldse. Nii et vaatasin, et väike ei pea paika, aga lõpuks väike näpukas. Aga ma usun, et Kuusmal võib see rekord siin üle küll. Tal on võimalik see rekord siin üle teha, aga selleks on muidugi 3 söötu vaja ja seal teised peavad sisse ka panema.
75-73, 6-50 jääb neljanda veeranda lõpuni. Viimsile siit teine viga ja see on Rannaste 4. Ja siin Valdo ütles, et õige viga, aga liiga lihtsalt. Kodumeeskonnal 2-punktiline edu, mõlemal võistkonnal 2 viga hetkel siis sellel veerandajal. Ausseis, Birkans, Toomas. Beiker on tema peal. Ausseis saab palli, sealt tuleks 2 korraks peal isegi minna, ma usun. Ja seal Ausseis, ei. Ausseis ei saa oma püssisid ja see on viga ja selle teeb siit praegu Toomas ja see on Toomase 3. Toomas rikkus siin Rannaste soengu praegu ära. Aga ei, Rannaste tõuseb ilusti püsti ja mäng läheb edasi. Ventspilsi 3. Rikberg, Beiker, Urvik, Pere ja Rannaste. Siniseid särki meil ei ole, mustad särgid siis. Urvik võtab sealt 1-1 ette. Ise sealt viskele ei pääse, 7 sekundit jääb Rannaste. Kerkib vaba viskejoone juurest õhku, paneb selle keskpositsiooni viske mööda ja Toomas saab siit oma 6. lauapalli. Birkans, pea nüüd vastu. Siit ei tohi viga teha, see Birkans, Toomas lauas ja Rikberg lööb esimesel katsel täiesti puhtalt selle palli sealt Toomase käest ära. Aga siis Toomas ikkagi saab sealt teise võimaluse ja Toomasel 25 minutiga 24 punkti. Pere. Nüüd on vaja selliseid mängumehe minuteid, just vaja sellist enesekindlust ja vaja võtta selliseid suuri viskeid just väga enesekindlalt ja siit lõpuks Rikberg teeb jooksu. Noortel võistkondadel on selline hetk, kui see võiduhirm peale tuleb. Sul on 75-75, siis need otsustajad nagu vahepeal kaovad ära. Birkans näitab 5 üleval. Urkis lõikab nüüd teisele äärele, Toomas saab palli. Pere on Ausseisi katmas. Ausseis jääb täitsa vabaks. Ja seal Pere tuli tema pealt ära ja Ausseisi lähevad kõik pikaks. Ausseisi visked väljakult 13-2. 13-2. Kuusmaa, hea sööt välja, Urvik, ole nüüd hea ja Urvik paneb 3 sisse praegu ja Urvik täna 9 punkti. See oli tema esimene kaugvise, mis siis tabab 3-1. Väga tähtsal hetkel. Viimane time out, viimane reklaamipaus. Lähme pausile. Viimsi korvpalliklubi toetab Excellent äritarkvara. Mulle enne statistikas näitas 302 inimest, aga nüüd on 386, nii et inimesi on juurde tulnud. Nii et pea 400 inimest.
78-75 ja kui ma vaatan seda rivaliteedi lahtrit siin Eesti-Läti ühisliiga kodulehel, siis Eesti klubidel on 32 võitu, Läti klubidel 45 võitu. See on siis omavahelised mängud. Nii et kui täna siin Viimsi võidab, siis tuleb see 33. võit siit lahtrisse. Aga no ma ütleks tõesti, et nii tasavägine mäng on täna olnud. Siin oli mingi hetk, kus Ventspils oli seal 10 punktiga peal, aga siis jälle Viimsi tuli ja praegu Ventspils tahab kinkida seda ka. No selles suhtes tahab kinkida, et no kolmesed ei lähe ka. Ma ütlesin ka, et Ventspils pani ju esimesel poolel seal kaugviskeid 53%-ga ja ma olin suhteliselt kindlad, et nad mängu lõpuni nii hästi ei viska. No Viimsi samas on visanud samamoodi edasi. 21-st 10, 47% ja Ventspilsil see kaugviske protsent on 30 juures. Kuusma. Ventspilsil on võistkondlikud vead täis. Baker annab Kuusmale sealt tagasi 7 sekundit ja Perse kukub sinna pikali põrandale. See läheb mööda ja Perse ikka hoiab sealt käes kinni, või mitte käes kinni, vaid näos kinni. Aga ma pean kiitma ka siin Roberts. Perse läheb praegu pingile, sai seal vastu näga. Ta on tõesti väga aktiivne täna olnud ja kui Sheltonit ei ole, siis keegi peab esile kerkima ja ma usun, et tema seda ka teinud on. Birkans, ausseis. Urkis jookseb ülesse kattesse, saab ka sealt palli. Viskele praegu ei pääse, lähevad kahekesi peale. Toomas vasakult poolt. Ei, siin ei lähe nüüd enam mitte midagi. Ventspilsil on nüüd need kraanid ikka täiesti kinni keeratud. Ausseis on siin 13-st 2 vastu lauda virutanud. Baker. Mine nüüd. 6 sekundit. Kuusma kolmene. Ei lähe, no ei tule ka siin Viimsil praegu. No 1-2 korvi oleks vaja, et natukene enesekindlamalt ennast tunda. Aga Ausseisil on väljakut visked siis 13-st 2 ja Urvikule antakse kandikuse pall seal praegu 2 käe vahele. Reinart, sööt välja. Baker, see on sees. Ei ole. Baker enne seda 4-4 ja tundub, et see mees nii vabaks ei tohi jääda. Seal tuleb 2 kätt üleval seista ja Baker seda teeb ka. Baker seda teeb ka praegu. Praegu käib lihtsalt edasi-tagasi jooksmine. Kõik tahaks juba suvepuhkusele saada. Kuusma, Ausseisi vastu. Ausseis on täna 35 minutit väljakul on Urvik. Kas veel üks? Ei lähe. Nüüd on mõlemad meeskonnad ikkagi täitsa edasi ja 78-75 endiselt. 2,5 minutit ei ole skoori tulnud. Viimsile see oli 4, siit vabavisked veel ei tule. 2,5 minutit on lihtsalt rõõmsalt edasi-tagasi joostud. Ja Toomasel mingi mure. Mingisugune värk oli, ma ei saanudki aru, Toomas läks ise, vahetas ennast välja. Tal on vist veri väljas, mulle tundub. Seal tohtrid läksid kohe abistama. Nii et ma eeldan, et Toomas tuleb kohe väljakule tagasi, aga nüüd on mõlemal meeskonnal vead täis. Urkis, korvi alla, Ausseis ja lauapõrkest ja midagi tuleb siin Ausseisi näppude vahele ka ja siin lõpuks ikkagi Ventspils viskab need punktid ära, kui 2-20 jääb meil mängu lõpuni. No ma räägin, 2,5 minutit ei tulnud mitte ühtegi korvi. See seis 4-55 viskas Urvik selle kolmese sealt sisse ja nii ta praegu on olnud.
ja neljanda veeranda seis siis 8-10. Viimsi 325-10, see oli küll päris valus. Punktiline edu. Baker 25 Viimsi poolelt, Toomas 24 Ventspilsi poolelt. Aga Bakeri puhul nagu kuidagi, kui ma ütlesin, et sellel mehel nagu emotsiooni ei ole, siis kui ta nagu korvi läheb ründama, siis ta võiks nagu rohkem nagu vihasemalt minna sinna nagu rõnga suunas. Ta on nagu siuke rahulikult, tead, nagu hipster kalamajas, rahulikult vaatab ringi, kõik on chill. Noh, ja nagu sa pead minema nagu jõuliselt sinna korvile, aga samas Baker on väga hea mängu teinud, aga ma arvan, et kui ta tahab oma elus mingisuguse sammu edasi astuda, siis lihtsalt on vaja nagu sellist vihast mentaliteeti ka seal. Rikberg nüüd kutsub sealt Urviku kattesse, Urvik lõikab korvi alla, Rikberg, ole hea, viska nüüd see pall korvi, 2 sekundit jääb ja saab vaba viskeda. Siin oli muidugi õnne ka, juba hakkas seda palli seal ära plärtserdama ja Ausseis sai kusjuures näpu ka seal vahele. Rikbergil selle hooaja võib-olla kõige tähtsamad vabavisked. Okei, no need kõige tähtsamad vabavisked tulevad muidugi play-offis, aga karikanädalast nii palju ma jäin enne oma jutuga pooleli, seda ma rääkisin muidugi tund tagasi. Karikanädalast esmaspäeval siis Eesti liigas hakkavad, Hepa Rapla mängib PC Kalev Cramoga. Pärnu läheb kokku Keila Kuulbetiga, Viimsi mängib 17. veebruaril TalTechiga, need 2 meeskondaga omavahel kohtusid ja mängud ka siis Inspira ja Delfi vahendusel on nähtavad, siis Pärnu Kuulbeti mäng ja TalTechi Viimsi mäng siis Inspira kaudu ja Ausseis. Siit tuleb viga. Ma arvan, et kõige põnevam paar, mis veerandfinaalides võiks olla, ma arvan, võiks kindlasti olla Pärnu ja Keila Kuulbeti vahel ja selline Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Keila korvpallikool, kui ma sellele ka otsa vaatan, siis muidugi Tartu peaks kõvasti üle olema, aga kui me räägime turniiritabelist, aga vaadates Tartu ja Keila korvpallikooli viimast mängu, siis Tartu sai sealt vaid 3-punktilise võidu. Nii et ma arvan, et seal võib üllatusi tulla küll ja veel. Minut 38 jääb, Viimsi juhid punktiga 80-79, mõlemal meeskonnal on vead täis. Meesulis jääb Kuusmaa peale. Baker. Urvik sättis seal küll jalgu, jõuab sinna korvi alla, ei taha millegi pärast sealt ise viskele minna. Ja praegu ei tule. Urvik võiks ka sealt korra proovida kas kui tagasi hüppe pealt, aga tuleb, et ta ei tunne kõige mugavamalt ennast nendel visetel. Nüüd tuleb kaitses ära seista, ei jää mitte midagi muud Viimsil üle. Virkants saab palli tagasi. Toomas küsib Bakeri vastu, 3 sekundi alas. Toomas laseb hullu ja Toomas viib oma meeskonna siin punktiga juhtima. 81 punkti Ventspilsil koos, Baker 4-4 ja tuleb 6-5 on praegu Bakeri 300. 28 punkti sellel mehel koos. Aga vaadake, ta on niisuguse rahuliku iseloomuga. Kõik on hästi, kõik on mõnus, panen sisse, ei närvitse, rahulikult võtab asju. Nagu niisugune poes letide vahel valid endale seal, milliseid küpsiseid võtta ja kõike muud, aga
Baker 36 minutiga, 28 punkti, 9 lauapalli, 2 söötu ja efektiivsusnäitaja 36. Ja seda kolmest oli siin Viimsile vaja nagu õhku peale. Ja Viimsi pooled siis Oliver Pere tegi oma 5. vea, tema mäng on mängitud ja 52 sekundit. Eelmine kord Ventspils võitis Viimsit kodus 7. novembril 113-88. Viimati Viimsi sai võitu maitsta 21. jaanuaril, kui võideti Ogret 78-77. Viimsil sellel hooajal 4 võitu. Ja kusjuures Viimsil on seda ju hädasti vaja ka seda võitu, sest Viimsi tahab ju lõppude lõpuks Keila korvpallikoolist olla eespool. Neil on mõlemal, nii Keilal kui ka Viimsil on mõlemal 4 võitu, aga selles suhtes, et ma arvan, pilt saab selgeks siis, kui nad mängivad omavahel 22. veebruaril. Pärast karikanädalat läheb siis Keila korvpallikool ja Viimsi kokku siinsamas Fooruse spordikeskuses pühapäeval kell 5, 22. oktoobril siis, 2 nädala pärast. 2-punktiline edu Viimsil praegu, Birkans, Cash, Toomas, Meesulis ja Ausseis on kollaste särkide poolelt väljakul. Ausseis, täna mees on suhteliselt tagasihoidlik olnud, Cashi 3. saame selle lauapalli kätte. Rahu nüüd, kuhugi kiiret ei ole. Kui nüüd Viimsi skoorib, siis see suure tõenäosusega on tehtud. Aga siin jääb veel 13 sekundit Viimsil rünnata. Ausseis, ma ei saadki aru, kas ta tahtis viga teha, seal jõle raske olukord praegu, Rikberg. Ja siin on tähtis otsus. Nii, ja me vaatame kordus ka ja minu arust Valdo Lipsul peaks olema vaie. Aga ei, mulle tundub ka, et mitte Urviku, vaid Rikbergi jalast läheb pall auti. Vaatame, kas me saame seal aegluubis ka seda olukorda vaadata. Vaatame nüüd vähe rahulikumalt. Jaa, ei. Siin kohtunikud tulevad seda asja vaatama, aga see pall on ikkagi läheb Ventspilsil üle. Ja kus juures ju Ventspilsil sarnane olukord nagu oli Ogrel. Ogrel oli ka võimalus veel see asi enda kasuks pöörata, aga praegu on ju see, et ära lase lihtsalt 3 visata. Ma pigem Viimsi asemel võtaks selle lisaaja, sest seal on Cashil on 4 viga, teistel meestel 3 viga ja no ikkagi me peame ikkagi ju seda vaatama, et Ventspils mängib teist päeva järjest. Nii et kui ma oleks Valdo Lips, ma ei ole muidugi, aga ma pigem laseks endale 2 punkti visata kui valusa 3. Isegi kui see 3. mööda läheb. Ja Ventspilsi pall ma juba kuulsin, nii et kohtunikud on oma otsuse teinud. –14,2 sekundit. Ventspils saab lõpuni rünnata siin. Vead on täis. Viimsi saab ka viga lubada endal, ma arvan. Rahulikult, ei ole üldse küsimust, aga lihtsalt mitte ebasportliku ja mitte 3 tagant viga. Ausseis, Birkans, Meesulis, Toomas ja Cash on siis kollaste särkide poolelt väljakule. Birkans saab palli, Kuusmaa on tema peale, kasutab seal Meesulise katet, läheb Thompson. Ei lähe. Ja mul mitte Thompson, vaid see oli Toomas, mul lähevad endal ka nimelt sassi sööda ette kuhugi, ei, Ausseisile otse käe vahele ja see on tehtud. 40 minutit mängitud ja Viimsi võidab selle 2 punktiga. Siin Ventspils sai veel 3 proovida lõpus, aga ikkagi 80